Viimane ala Hyroxi võistlusel ja tuleb teha 100 palliviset. Ja wall balls näeb siis välja selline, et sa pead siis seda palli viskama läbi kükki ülesse vastu märklauda, täpselt sinna täppi ja siis alla tagasi. Jälle vastu märklauda ja alla tagasi. Palli raskus sõltub kategooriast, kõik teevad 100 palli, aga siis naiste Open, naiste tavaraskus on siis 4 kilo pall, meeste Open ja naiste Pro on 6 kilo pall ja meeste Pro on 9 kilone pall. Ja reeglid on suht lihtsad. Alla kükkides peab minema vähemalt läbi paralleeli, ehk siis sügavamale kui paralleel, põhimõtteliselt puus peab põlvest sügavamale minema ja siis pead viskama täpselt vastu targetit ja siis meestel on see ülemine target 3 meetrine ja naistel on siis alumine 2,7 meetrit. Ehk siis sügav kükk siit, hops, vastu targetit, alla tagasi, sügav kükk, hops, vastu targetit, alla tagasi. Ja niimoodi peab tegema 100 tükki siis. Ja vahepeal võid loomulikult puhata, sa ei pea neid kõiki järjest tegema, võid vahepeal palli maha panna, teed 10 tükki ära, puhkad vahepeal. Aga kui sa teed võistluse lõpus 100 tükki järjest ilma pausita, siis sa saad ka sellise Red Bulli väikse embleemi, see on selline unbroken challenge. Aga see on suht raske sellepärast, et sul on 7 harjutust selja taga ja 8 jooksu samuti. Ja pall võib vahepeal maha kukkuda, ehk siis kui sa viskad siit ülesse ja ei saanud palli kätte või libises kätte vahelt ära, pole hullu, see kordus läks arvesse, aga mida sa ei tohi teha, on siis siit maast kohe järgmist visata või siis niimoodi, et sa lähed siin kükki ja siit maast otse viskad, vaid iga kordus peab siis seistes alustama, ehk siis seistes pall käes alla ja siis viskad ülesse. Mõned nõuanded siis valid endale selle distantsi. Ilmselt enamustele inimestele tavaliselt on selline käte kaugus suht hea. Kui ma liiga kaugel olen, siis ma pean liiga tugevalt hakkama seda palli viskama, et see mulle tagasi tuleks. Kui ma olen liiga lähedal, siis ta põrkab mulle liiga siia näo peale võib-olla. Ja siis ma ei taha liiga palju energiat raisata selle viske peale. Ehk siis ma tahan lihtsalt visata täpselt nii tugevalt, et ta puudutab mu targeti ära õrnalt. Me istame üleval niimoodi ja siis tuleb vaikselt alla tagasi. Ehk siis õrnalt puudutama, mitte ma ei taha seda tugevalt visata, pluss kui ma seda tugevalt viskan, lisaks sellele, et ma kaotan energiat, ta põrkab iga kord erinevalt veel tagasi ka, oleneb kui tugevalt ma viskan. Ehk siis ma tahan õrnalt puudutada, hops, ja siis ma tahan seista täpselt seal, kus ta selle puudutusega alla tagasi kukub. Ja nüüd alla püüdmise ajal ma ei taha teda sirgete käte peale lihtsalt püüda, põrutus ja siis alles hakkan alla kükkima jalud siit alt. Ma ei taha samamoodi tulla ülesse ja alles siis visata, vaid ma tahan selle palliga kaasa liikuda. Ehk siis ülesse viskamist ma ei taha ainult kätega teha, vaid ma tahan kasutada oma küki inertsi, ehk siis siit alt tulemise energiat. Ma ei pea isegi kätega väga palju aitama. Alguses see pall juba ise lendab. Ehk siis lähen siit alla ja nüüd läbi selle küki, hops, ja kätega viskan järgi. Jälle, hops, kätega viskan ainult järgi. Ja nüüd, kui ta alla tuleb, siis ma tahan täpselt enne, kui pall maandub, ma tahan hakata vaikselt alla liikuma. Ehk siis viskan ülesse ja nüüd hops, täpselt võtan ta nagu pehmelt vastu. Ja kui sa teed pika seeria ja su käed hakkavad ära väsima, siis sa võid ka käed alla lasta vahepeal ja siis püüda teda. Aga niimoodi sa pead võib-olla natukene tugevamalt teda püüdma. Ehk siis hops, lasen käed alla, püüan kinni. Hops, lasen käed alla, püüan kinni. See on siuke pikemate seeriate peale. Et kui 100 teed, siis ilmselt läheb tarvis. Ja lisaks veel tahan seda palli käes hoida ja püüda pigem siis siit alt poolt nagu goblet squat. Ta on siukest nagu goblet squatti teha, mitte siit äärest. Sest niimoodi ma pean jälle seda palli suruma ja niimoodi ta võib mul käest üldse ära libiseda. Ehk siis ma tahan hoida võimalikult siit palli alt, küünarnukid palli all enam-vähem ja võib-olla isegi toetada vastu ennast, mitte lasta seda endast liiga kaugele. Siit külgedelt võtan ja kummardan igal pool alla niimoodi, siis mul alaselg ilmselt väiksib väga kiiresti ära. Et tegelikult näeb, väga paljud teevadki niimoodi seda harjutust läbi selja. Ehk nad viivad seda palli sügavale, mitte nad ei küki siit sügavale. Kui sa ei küki piisavalt sügavale, kui sa ei saa märklauale pihta, siis on no rep. Ehk siis see penalti, mida sa siin saad, on see, et lihtsalt kordus ei lähe arvesse ja jaam on alles siis tehtud, kui sa teed 100 tükki ära. Ehk siis võtan siit altpoolt kinni, üritan lähedal olla, võid isegi toetada vastu lõuga, üritad võimalikult püsti olla ja siit, hops. Ja oluline ongi seda vastu märklauda harjutada
isegi kui sul ei ole neid õigeid targeteid, võib-olla see mingisugune kleeps kuskil seina peal, sellepärast et kui sa kõik muu õigesti teed, aga see läheb ikka mööda, siis sul ei lähe ikkagist kordust kirja. Nii et oluline on harjutada vastu mingit täppi, ideaalis siis sinu võistlus täpselt, et siis sa ei viskaks seda mööda. Ja kui sa teed paaris seda, siis põhimõtteliselt vahetus käib niimoodi, et sa kas paned selle maha või siis annad talle kätte ja vahetad ära. Ja võid siis selle 100 tükki jaotada endale niimoodi, kuidas tahad, trennis harjutad, vaatad, palju sa järjest jõuad, et võib-olla sa teedki näiteks esimese laksuga 30 ja siis teed 20, 10, 10, 10 lõppu välja või kuidas iganes sa soovid. Ja kui paarilisega koos teed tabelisit, siis samamoodi võite omavahel jaotada, kuidas iganes tahate, et tegelikult see vahetus on suht kiire. See ei võta kaua aega, mõistlik ongi lihtsalt vahetada või siis nendeks seeriateks teed 10 tükki ära, puhkad, loed 10-ni ja siis paned edasi. Aga noh, aeg läheb väga kiiresti ja siit edasi enam võistlust ei ole, võistlus on siit edasi läbi, nii et ei tasu väga pikaks siia puhkama jääda.